Nii suurepäraselt tuleb siit Peetrilt ja Mihkel on bueno, Raivo on unine, kuule, ma olen ka unine. Ma loodan, et igal ühel teist on oma kohvitass mõnusalt arvuti või telefoni kõrval, et saate mõnusalt selle vestluse käigus ärgata. Näe, Heinve on ootusärev ja Eik on mõnus ja Brit on põnev. No väga äge. Mul on hea meel. Ma teen või? Ma tulen järgi. Ma vaatan, kurti ei ole, siis äkki teeme süsteemi ka. Nii, kui keegi seal kurte praegu sisse teeb, siis pange mute'i peale, palun. Et me täna kurkidest ei räägi ja purkidest ka mitte. Eks ole, et kui teil on mingisugune müra ümber, lülitage oma mikrofon välja. Et püüame niimoodi hoida, et enamasti kasutan mina praegu mikrofoni. Ja siis, kui sul on vaja midagi küsida, sa võid kõigepealt küsimuse visata siia chati ja edasi ma annan siis sulle sõna, lülitad mikrofoni sisse ja saad juba rääkida, eks ole? Siis me saame seda eetrit hoida puhtana. Ennem kui ma lähen teema juurde, ma tahan teile öelda, et mul on teile tänase meie webinari käigus üks kingitus. Tähendab, kingitust ma pakun kõigile, aga üks loos kõigi tänaste osalejate vahel, kes peavad lõpuni vastu selle tund aega. Võib-olla me läheme natukene üle, aga kõik teie, kes lõpuni vastu peate, ma loosin välja ühe 100-eurose kingituse teie vahel. Nii et püsige lainel. See on seda väärt. Aga selleks tuleb lõpuni olla levis. Nii, ma panen siit. Tõnis ütleb, et tunne on hea, aga keha pole veel head energiataset saavutanud. Ja Tanel juba aimab, et kingituse saab kätte septembris. Ja, suund on õige. Et kohe me räägime septembrikuust ka. Et tegelikult see tänane webinar on selline soojendus nii minu jaoks kui ka mõne jaoks teist. Ma hakkan 1. septembrist tegema meeste teist taset, online koolituse teist taset. Siin on kindlasti mehi, kes on esimese taseme juba läbinud, parim armastaja, andke käega märku, kes on seda teinud. Et väga hea, tuttavad mehed. Et need teist, kes mind ei tea, siis ma teengi meestele, korraldan laagreid nii metsas kui teeme tunde linnas ja väga palju materjali ma teen ka online'is. Selleks, et me saaksime korraga rohkem mehi kokku, et see materjal, et ma ei peaks ennast 100 korda kordama, et see materjal salvestatakse nii-öelda ülesse, me teeme webinarid, ma salvestan ka tänast webinari, sellepärast siin all on recording on peal, Zoom salvestab meie seda kohtumist, et te olete siis teadlikud, et kui me räägime isiklikest asjadest, et siis seda materjali ma kasutan õppematerjalina oma koolitustel. Ja neile, kes läbisid esimese kursuse parim armastaja, ma lubasin juba sel kevadel välja tulla teise tasemega, aga kuna ma teen ka Tantra festivali, siis kõige selle ettevalmistusega on läinud nii, et ei ole jõudnud seda varem valmis kui nüüd. Ja hea uudis on see, et 1. septembrist me alustame teise tasemega, milleks on siis puhta naudingu meister. See näeb siis välja selline. Ja siin on siis peamiselt, kui esimesel kursusel meil oli suund, oli rohkem, kuidas enda taset tõsta vahekorra ajal ja milliseid treeninguid teha, et kauem kesta, siis nüüd me läheme rohkem ja keskendume naisele ehk oma partnerile. Kuidas pakkuda naisele selliseid kogemusi, unustamatuid kogemusi ja mitte ainult voodis, vaid ka üldse suheldes naisega. Et mis on need kvaliteedid
ja mis on need naiste soovid ja kuidas selleni jõuda. Ja juba täna ma avan mõned huvitavad nipid või oskused, mida sa saad igapäevaselt kasutada. Ehk see kursus on üles ehitatud, kui esimene aste oli see, et see tähelepanu oli suunatud endasse sisse, siis nüüd me suuname tähelepanu oma partnerisse ja hakkame teda jälgima, väga täpselt jälgima tema käitumist, tema kehakeelt. Ma õpetan kehakeemiat, ma räägin täna ka kehakeemiast, et muutuda selliseks partneriks, kes loeb naist ja naiste jaoks on see väga võimas, kui mees saab aru tema tunnetest, juba aimab, mida naine tunneb või soovib. Et need on siis need oskused, mida ma olen treeninud, harjutanud, õppinud, lugenud erinevatest materjalidest, käinud ja reisinud ja kokku korjanud ja nüüd ma tahan siis, olen selle 12 aasta materjali pannud kokku sellisesse paketti, mis on kokku 3 taset. Ehk et praegu me oleme teise taseme juures, kus me sukeldume sügavalt siis naiste maailma. Ja see materjal on siis selline elukestev õpe. Need mehed, kes käivad need 3 taset läbi, see on juba esimene tase. Paljud mehed on öelnud, et nende elu on täielikult muutunud ja suhted on muutunud. Aga võib-olla natukene minust endast ka, neile, kes ei tea, siin on palju tuttavaid mehi, aga mina siis korraldan tantrafestivali Eestis. Nagu ma ütlesin, ma teen meeste coachingut ja meeste laagreid, surmalaagrid, sugupuulaagrid ja siin mõningaid tunde veel. Ma ise töötan terapeudina Soomes ja annan tunde rahvusvaheliselt niimoodi online'is ja teen online koolitusi ja ma ise olen nagu tantra massaaži terapeut, et ma pakun tantra massaaži ja minu juurde jõuavadki väga paljud naised, kes paljud arvavadki, et nad ei saa näiteks orgasme. Nüüd, et ei, see seksivärk mind üldse ei huvita, et ma niikuinii ei koge seal midagi head, et see on nagu valus ja ebameeldiv. Ja kui me hakkame temaga tööle, siis ta keha läheb lahti, ta tunneb naudinguid, ta mingisugune on nagu 7. päevas ja mõtleb, issand jumal, kus see siiamaani on olnud, miks ma seda ei ole nagu varem kogenud. Ja siis ma olengi aru saanud, et me peame meestele pakkuma seda koolitust ja seda materjali ja õpetama neid asju, kuidas naist puudutada, kuidas naist rahuldada, kuidas naisega suhelda nii, et see teda tervendab. Selline suhtlemine tervendab ja väestab naist. Ja seepärast oleme hakanud rohkem tegema tööd ka meestega. Ja näiteks ma õpetan selle kursuse käigus orgasme, erinevaid orgasme, mida naised võivad saada. Ja kui me vaatame üldse orgasmi, mis asi on orgasm? Naise kehas orgasm on, mehele ka on erutuse tippseisund. Ja nüüd, kui me jõuame sellesse erutuse tippseisundisse, hakkavad kehas toimuma väga võimsad transformatsioonid, väga võimsad muutused. Seal on teisene teadvuse seisund on võimalik saavutada. See erutus tegelikult mõjub 3 tasandil. Mentaalse tasandi tipperutus, emotsionaalne ja füüsiline. Pluss veel energeetiline, ka energiakeha saab sellesse kaasata. Ja nüüd, kui need erinevatel tasanditel jõuab see erutus nagu tippu, hakkavad toimuma nii-öelda alkeemilised muutused kehas. Keha hakkab näiteks eritama väga võimsaid draage, väga võimsaid hormoone. Naise keha orgasmi ajal eraldab serotoniini, oksütotsiini, vasopessiin, selline aine, ja opiaat, mis oma mõjult sarnaneb heroiinile.
ehk et see keha keemia läheb naises nii võimsaks, et toimuvad muutused isegi sellisel tasandil, et näiteks oksütotsiin, mis eraldub kehasse, on suuteline ümber kirjutama naises mõttemustreid. Ehk et nüüd vahekorra ajal on võimalik naist ümber programmeerida. Ja neid asju ma õpetan juba täpsemalt nendel kursustel, kuidas see käib. Et väga sügavad uskumused on võimalik ära muuta, sest et oksütotsiin on näiteks selline aine, mis on õnnehormoon. Inimene, kelle veres on oksütotsiini tase kõrge, ta tunneb õnnetunnet, ta tunneb armastust kõigi teiste olevuste vastu, peamiselt siis oma partneri vastu ja ka iseenda vastu, oma lapse vastu. Ja see on ka selline perekondlik hoolivus, et ta keha täitub hoolivusega peale sellist vahekorda, et naine tahab olla rohkem perega, ta tahab hoolitseda oma laste eest, ta hoolitseb enda eest, oma mehe eest rohkem. Et sellised võimsad keemilised muutused toimuvad tänu orgasmile. Aga nüüd sellel kursusel puhta naudingu meister, ma õpetan viise, kuidas seda oksütotsiini käivitada naises ilma vahekorrata. Naise keha peal on teatud punktid, mida masseerides see oksütotsiini tase hakkab, näärmed hakkavad seda tootma. Ja tal kohe automaatselt tekib suurem armastuse tunne, suurem hoolivus ja seda ilma, nii ma vaatan, meil on siin mõned naised ka liitunud. Väga huvitav. Naisi huvitab ka see teema. Tervist, Triinu. Et me räägime siin salajuttu meestega praegu. Aga noh, las ta siis olla. Et see nüüd kujuta ette, kui sa saad igapäevaselt oma paarilist viia sellesse õnnetundesse lihtsalt mööda minnes teda puudutades. See ei ole isegi erootiline puudutus, see ei ole midagi intiimset, aga kui sa mudid teatud punkte, naise keha hakkab tootma oksütotsiini, õnnehormooni. Ta läheb automaatselt, läheb õnnelikuks, tekib see armastuse tunne, hoolib oma pereliikmete eest, hoolitseb sinu eest ja sa saad seda teha niimoodi käigu pealt, pidevalt, olles koos oma partneriga. See on üli kasulik nii-öelda viis sellise perekondliku või suhte armastuse üleval hoidmiseks läbi kehakeele. Tuli välja, et see on hoopis Mikk, kes kuulab naise konto alt. Aga naisena võib ka olla, ütles Tõnis. Ja, nii et kõik on korras. Et alati sellistel vestlustel on meil tantras mõni õpetaja nimetas seda, et kärbsed seina peal. Et need on need kärbsed seina peal, kes vahel ei räägi, aga kuulavad, millest mehed räägivad. Et ka siin võib olla mõni kärbes selline, et sellest ei ole hullu midagi. Nii, aga kuhu ma jäin oksütotsiini juurde ja neid hormoone on mitmeid. Näiteks, kui naise keha rinnanibusid masseerida või suudelda või stimuleerida, naise keha rinnanibud aktiveerivad 11 erinevat nääret. Ehk et 11 erinevat hormooni hakkab keha tootma. Kujutate ette, milline kehakeemia see on. Ja need on võimsad draagid, mida keha toodab. Ma ütlen, et see orgasmi ajal tekiv opiaat on sama võimas kui heroiin. Ehk et kui naine kogeb võimsaid orgasme, tekib tal sõltuvus. Päris tõsine sõltuvus. Heroiin on kõige tugevama sõltuvusega aine. Ja keha ei tooda mitte heroiini, vaid sellele sarnast opiaati. Nüüd, kui sina oled see mees, kes naise viib sellisesse kohta orgasmide ajal,
sa tekitad temast sõltuvust. Ehk et sa muutud naise jaoks vastupandamatuks. Saad aru? Nii lihtne see ongi. Kui sa oskad viia naist nii võimsa orgasmi tasandile, kui sa suudad teda viia tipptasemele nendes 3 nii-öelda tasemes, mentaalses kehas, emotsionaalses kehas, füüsilises kehas, pluss veel energeetilises kehas, kui sa viitad 4 kehas sellisesse tippseisundisse ja sinna tekib juurde see kehakeemia. Ja sel hetkel, kui naine kogeb orgasmi, mida sina teed? Vaata talle silma, vaata talle sügavale silma, ütle talle midagi nii ilusat, ütle talle näiteks, kui ta kogeb võimast orgasmi, ütle talle, sa oled maailma kauneim naine. Miks see hea on? Ma just rääkisin seda, et orgasmi seisundis on võimalik ümber kirjutada naise mõttemustreid ja teate, mis on kõigil naistel sisse kirjutatud? 99% naistest, isegi kõige ilusamad naised, keda sa oled kohanud, mõtlevad, et nad on koledad. Neil on seda öeldud vanavanemate poolt, neil on seda öeldud kooliklassiikaaslaste poolt, õpetajate poolt, neil on uskumus, et nad ei ole piisavalt ilusad. Ja kõik naised kannatavad selle käes, isegi väga ilusad naised, sa lähed temaga rääkima ja varsti selgub, et tal on kompleksid oma välimuse suhtes. Ta ei ole piisavalt peenike või ei ole piisavalt paks, ei ole peppuni seal õigesti või ei ole tissid piisavalt suured. Kogu aeg on mingid kompleksid. Ja nüüd sina mehena, kui sa oskad seda naist viia sellesse tippseisundisse, sa suudad teda ümber programmeerida, öelda, et sa oled maailma kõige kaunim naine, saad aru sellest? Ja sa kirjutad selle tema alateadvusesse sisse, tema DNA-ni välja. See teeb sinust võluri, kes suudab tervendada naisi. Ja ma õpetangi mehi, kuidas tervendada naisi läbi puudutuse, läbi vahekorra, läbi naudingute, kuidas teha naisi õnnelikuks, sest et õnnelik naine on õnnelik pere, õnnelik liit. Olete nõus minuga? Võite kaasa noogutada, kui see jutt tundub huvitav või loogiline, eks ole? Yes, näen teid. Kui teil on küsimusi selle kohta, näed, Karmo ütleb ka, et jumala õige jutt on ju. Ja Tõnis ütleb, et tema on just kärbsena seina peal enamasti naiste kohta õppinud, kui nende seltskonnas otsustan loobuda tähelepanu keskmes olemist. Väga õige, Tõnis. Ehk et niimoodi õpib naiste kohta väga palju. Aga kui me räägime natukene maisetamast teemadest, siis ja Marko, ütle sina vahele, kuulame sind. Sul on kommentaar. Ja, tervist. Ma ei tea, kui hästi mind kuulda, ma sõidan. Väga hästi. Tahtsin meestele öelda nii palju, et tegelikult algab kõik iseenese rahust ja iseenese lubamisest ja iseenese tundes. Sellisel juhul saame alles kontakti naisega. Vastasel juhul meil puudub see ja me ei tunne ega jõua ka sinna energeetilise vabaduseni, millest on juttu olnud ja kõik need tasandid sinna juurde. Ma püüan hästi lühidalt teha. Et kõigepealt hakkab iseendast ja armastusest ka mehel iseenda vastu, oma isa ja ema vastu, algab sealt kõik see pihta, et kui meil on mingisugused, me tunneme, et kusagil on mingisugune plokk või mingisugune takistus, siis me peaksime sellega esimesena tegelema. Kui üks meesterahvas ütles siin, et ta on õppinud naiste kohta väga palju, siis tegelikult meil ei ole vaja naiste kohta suurt midagi õppida. Pigem ikka iseenda kohta ja kui me saavutame selle vaba ja puhta ja rahutunde ja selle heaolu tunde iseenda sees, me saame seda jagada ja naine automaatselt langeb sellesse ja ta kogeb seda sama, milline on siis sinu energia ja sinu tunnetus ja ta naudib seda, sest et igal inimesel kõigil on virvarr kogu aeg. Aga kui me jätame need probleemid ja lahendame need probleemid, on meil ainult lahendused, jõuame sellisesse rahuseisundisse, mida me saame teisele pakkuda ja see on ülim minu meelest, mida saab naisterahvale edasi kinkida. Aitäh, Marko. Ja, no nüüd ma tahtsingi hakata rääkima sellest, mis on need mehe omadused. Sa jõudsid must natukene ette, aga ühe koha peal ma ei ole päris sinuga nõus, et isegi mees, kes on enesest väga teadlik ja kui ta ikkagi naisi ei mõista, siis on tal raske leida naistega selline kontakt, et siin on mõlemat poolt vaja.
ja nagu ma ütlesin, minu esimene koolitus Parim armastaja oligi suunatud mehe enda tundmisele, kus me tegimegi hästi sügavat tööd, kuidas minu keha funktsioneerib, kuidas ma saan ennast kontrollida, ennast juhtida, ennast nii-öelda rahuldada. Ja siis nüüd teisel kursusel me teeme tööd, kuidas naist ära tunda, kuidas teda mõista, et kuidas et oleks see kohtumine, et me saame aru, okei, kes on minu vastas, mis on tema vajadused, mis on tema soovid, sest et kui ma olen ainult enda soovide ja enda vajaduste eest väljas, siis sellest suhte jaoks kahjuks ei piisa. Aga räägimegi natukene nendest omadustest, mida naised hindavad mehes, mis on naiste jaoks olulised. Et siin võib-olla mõned teemad korduvad. Marti on olnud meil näiteks pikaajaline osaleja, võib-olla sinu jaoks on need osad teemad tuttavad, aga meeldetuletuseks siiski head. Äge soeng, Marti. Ja ma ütleks, et kõige tähtsam omadus, mida naine mehes hindab, ja võib-olla, mis on meie praeguses, ütleme, ühiskonnas kõige rohkem lonkab meestel, on enesekindlus. Ja enesekindlus on võib-olla just see, mida ka Marko mida Marko nagu kirjeldas. Et naine tunneb mehe vastu huvi või tema tekib see tõmme mehe suhtes, kui mees on enesekindel, kui mehel on jalad maas ja siht silme ees. Me oleme teinud ka meestega selliseid harjutusi, kus sa nagu seda enesekindlust treenid. Et seal on üks oht, kui mehel peab olema siht selleks, et mees liigub sihi suunas ja naine siis reastub tema järele. Okei, ma liigun selle mehega kaasa, ma liigun tema järel, siis on ka naine saab lõdvestuda oma naiselikkusesse, sest et ta teab, et keegi juhib, keegi on ees. Aga suur takistus võib olla see, kui mehe sihiks saab see sama naine olema. Kui sa valid sihiks endale naise, siis see ei ole kestev. Kui sinu enesekindlus ei saa tugineda naisele, sa pead olema ise püsti, et naine saab toetuda sulle. Eks ole? Ja teine, mis ütleme, tuleneb sellest esimesest, sellest enesekindlusest tuleneb otsustusvõime. Väga paljud mehed kannatavad sellele, et nad ei suuda otsustada. Miks see nii on? Ma ei ütle, et Enver tuletab laulusõnu meelde, et juured on maas ja pea pilvedes. Ja et just juured on maas, on seal oluline. Sest et kui sina oled nagu kalju, oled nagu maas, siis naine saab olla see, kes on pilvedes. Temal meeldib tegelikult lennata. Tema tahab olla nagu liblikas sinu ümber ja siis ta maandub sinu peale, sa võtad ta ümbert kinni ja maandad naise ära. Ja ta saab jälle tulla kehasse ja rahuneda maha. Aga ma rääkisin otsustusvõimest ehk enesekindlusest tuleneb ka otsustusvõime. Ja miks mehed ei julge otsustada? On väga huvitav fenomen. Ma olen kirjutanud sellest huvitav artikli. See on hirm naiste ees. Väga paljudel meist on hirm naiste ees ja naiste tujude ees. Et kui ma nüüd otsustan valesti või teen midagi valesti ja ta solvub ja ta pettub minus või ta hakkab, ma ei tea, või ta pahandab minuga. Et meil on sellised hirmud ja kust need hirmud tulevad meie suhtest emaga. Omal ajal, kui me olime ise väiksed poisid, me tahtsime teha kõik nii, et meie ema oleks rahul, et meie ema meiega ei pahandaks. Sest et kui ema pahandab, siis see oli nagu, seda kui ema oli meie jaoks nagu jumal ja nüüd kui ema pahandab, siis nagu jumal pahandab meie üle. Et meil tekkisid sellised, paljudel meestel tekkisid sellest kompleksid. Ja nüüd, kui sa lähed suhtesse ja jälle sa põhjustad naises pahameelt, tal tuleb meelde sul tuleb meelde see ema suhe ja sa selle pahameele vältimiseks püüad teha kõik nii, et naine ei läheks endast välja. Ja see tähendab seda, et sa lõpetad ära otsustamise. Kõige lihtsamad otsused, et kas me läheme kohvikusse või kinno. Otsusta sina ära,
peaasi, et sulle meeldib, peaasi, et sina oled rahul, ma olen kõigega nõus. Ja niimoodi sa kaotad munad ära, sul ei ole selgroogu. Me ei saa enam enesekindlusest rääkida, kui sa ei suuda isegi otsustada, kas minna kinno või kohvikusse, kurat võtaks. Ja sellega naine peab otsustama, kurat, okei, ma pean isegi neid asju nüüd kodus otsustama ja ta on seetõttu läheb endast välja ja ta ei saa olla naine, ta ei saa olla piisavalt naine, kui ta peab kõiki neid asju otsustama. Olete nõus minuga? Tõnis ütleb näiteks, et paljud arvavad, et enesekindlus tugineb meestel nende väljunditele nagu töö ja perekond ja nii edasi. Enesekindlusele annavad need kõik oma panuse, aga saadava kasu kombineerime me ikkagi enda sees indiviidina, kus kaaslased saavad ainult toeks olla. Aga teel peame hoidma end üksinda. Natukene keeruline, Tõnis, ma päris lõpuni ei mõistnud seda kommentaari, aga ma näen seal hästi olulist elementi, et sa ütled, et just see töö ja see eneseteostus ja need on need kõik enesekindluse märgid, aga tegelikult enesekindlus algab pisiasjadest. On ju? Et kui sa poodi lähed, siis sa ei lähe küsima, kuule, mis leiba ma poest võtan? No kurat, no vali välja see leib, otsust ära, on ju, see on sinu otsus. Ja üks asi veel, mida me kardame otsuse juures, on see, et me kardame teha valesid otsuseid, me kardame eksida, kardame teha vale otsuse, on ju. Tee see vale otsus ja võta see vastutus. Kui keegi ütleb, näed, sa tegid jälle valesti, on ju, miks sa selle leiva võtsid? Kurat, sellel on ju pärm sees. Okei, täna sööme siis pärmiga leiba. Homme võtan teise, on ju. Võta see vastu ja seesama sinu enesekindlust aitab sind selles, et ma olen ikka mees, ma olen ikka piisav, isegi kui ma eksin, eksimine on inimlik. Söön täna pärmiga leiba, homme söön ilma. Mitte midagi ei juhtu, on ju. Sinu enesekindlus, sest et naine tegelikult testib kogu aeg sinu enesekindlust. Eriti kui on selline naine, kellel on endal veel palju tööd, ta hakkab sind niimoodi närima, et ta otsib vigu sinus rohkem kui endas. Ja sellega ta kogu aeg testib sind, kas sa oled piisavalt enesekindel, et seista oma tõe eest, mees. Seisa oma tõe eest. Aga nüüd jõuame ka järgmise punkti juurde, mis on paindlikkus. Et sa ei saa olla ka selline, kes on kuradi nagu klapid ees ja raiub läbi seina. Ei, mul on õigus, mul on õigus, mul on õigus. Alati kuule naine ära ja siis tee otsus. Ehk et ole nii palju paindlik, et sa võta ka tema vaatenurk vastu ja siis sünteesi seda. Nii, mina arvan, et lapsi tuleb kasvatada vitsaga. Naine ütleb, et lapsi tuleb kasvatada ilma vitsata. Nii, nüüd ma mõtlen ja siis ma langetan otsuse, kuidas mina tahan, et minu lapsi kasvatatakse, on ju. Paindlikkus peab jääma siia sisse. Sa võid olla kange kui tamm, aga sul peab olema ka sitkust painduda, sest et te loote ikkagi seda koos, on ju. Nagu me siin alguses rääkisime, see ei ole ainult minu elu, see ei ole ainult minu solo performance. Siin on ikkagi, tants käib ikkagi kahekesi, me loome seda reaalsust kahekesi koos ja samuti loome neid lapsi koos. Ja nüüd, kui see laste kasvatamise koha pealt, sina oled nagu hästi rangelt mingisuguses oma vanavanemate mustris kinni, siis kurat, sinuga on raske asju ajada, saad aru, mees? Ole ka paindlik ja otsi see ühine kesktee ja leidke selline kompromiss, kus te mõlemad olete rahul. See on selleks, et teie suhe püsib, saad aru? Mingites hetkedes ongi vaja olla väga konkreetne ja range. Võib-olla sa peadki mõnele inimesele ütlema, et vaata, asjad on nii. Aga kui jutt käib sinu partnerist või sinu perest, siis seal on paindlikkus teatud tasemel vaja. Ja nüüd, vaata, mul on kulm juba päris kortsu läinud selle jutu peale. Ma räägin siin nii tõsist juttu, on ju. Ja siit tuleb järgmine punkt. Huumorimeel. Naised armastavad huumorit. On ju? Ma olen seda nii palju kordanud. Paljud on seda juba kuulnud. Ja ma ütlen ikka ja jälle, kui sa ei leia naistega ühist keelt või sa ei oska, ma ei tea, nagu noh, kui sa näiteks date'id või
või noh, mõni mees küsib mu käest, no kuidas ma peaks nagu naistega nagu rääkima niimoodi, et ma neile meeldiksin või et minuga oleks huvitav. Ma ütlen alati huumor, ole naljakas, oska teha nalja, ole huvitav oma vestlustes. Ja tead, me räägime sellest pikemalt selle kursuse käigus, ma annan isegi väga häid erinevaid nippe või soovitusi, mida ja millest naisega rääkida, kuidas seda huumorit sisse tuua. Aga see töötab nagu kellavärk. Ja see töötab isegi mitte ainult, ütleme, mingisugusel teitimisel, vaid näiteks ka, kui sul on oma kaaslasega keeruline olukord või mingid asjad, millest on raske rääkida. Et noh, kurat, naine jätab seal mingid pesusid vedelema kuskil, on ju. Noh, kuidas sa lähed, ütled talle sellist asja, et tal on mingid püksikud on seal alati kuskil öökapi peal, on ju. Tee naljaks, tee sellest huumor. Räägi seda naljaga, oh, tead, mis ma sealt sinu pükstalt eile leidsin, on ju. Noh, midagi, tee mingisugune nali sellest, et ka rasketest teemadest on võimalik rääkida läbi huumori. Head isu, Einve. Et niimoodi sa lased selle pinge välja, me laseme pinge välja, kui me teeme nalja, on ju. Ja harjuta seda, see on täiesti õpitav asi ja see meeldib inimestele, see meeldib naistele, kui sa suudad olla vaimukas. Vaimukas on see sõna, eks ole, vaimukas on ilus sõna. Steve ütleb, et siit kinnitus, et igas naljas on natuke nalja, jah. Ja, täpselt nii. Aga Enver ütleb, et ega sündides pole keegi naljakas. Ja naljakaks saad siis, kui oled naljakate inimeste seltsis palju. Ka väga õige, et tegelikult seltskonna valimisel on ka see soovitus, et kui sa näiteks tahad, noh, kui sul ei ole naistega piisavalt õnne näiteks, et noh, kuidas ma leian omale ägeda kaaslase, siis vali omale selliseid sõpru, kes saavad naistega hästi läbi, kellel ei ole raske, ma ei tea, leida omale iga õhtu uus paariline. Hängi selliste meestega ja õpi neilt. Nemad teevad neid asju kuidagimoodi, kes teeb loomulikult, kes on seda õppinud, aga neil tuleb see välja. Lihtsalt jälgi, kuidas nad seda teevad ja tee järgi. Fake it till you make it ja sul tuleb kõik välja. See toimib. Ja Marko ütleb, et elu tuleb nautida ja võimalikult kergelt võtta. Elu tuleb lihtsaks elada. Bingo! Ma olen sinuga täiesti nõus, Marko. Et me olemegi vahepeal liiga tõsised ja me siin põhjakliimas olemegi läinud selliseks väga, noh, vaata, kuidas me vanemad räägivad, muretseme omale auto ja muretseme omale maja ja kogu aeg üks muretsemine käib, on ju. Soeta ja naudi, noh, ela mõnuga. Jaa. Nii. Raivo küsib väga hea küsimuse. Mis momendist sa muutud klouniks? Ja naljakas olemise juures on see oht, et sa lähed, kui sa hakkad enda üle palju nalja tegema, siis sa muutud klouniks. Kui sa hakkad ennast nende naljadega väiksemaks tegema, vaata, hästi paljud stand-up koomikud teevad sellised naljad, oh, ma olen siuke, ma mingi öösel teen pissin alla ja mingid sellised, nad teevad ennast väiksemaks, et olla naljakad, et siis sa nagu muutud klouniks. Et siin on ka oluline see taktitunne. Ära solva oma paarilist sellega, sa võid teda tögada, aga ära solva, ära tekita temast solvumise tunnet. Ära tee ennast väiksemaks seejuures ja ära mõnita teisi. On ju? Et siin on see taktitunne on oluline, et sa suudad olla vaimukas ilma, et sa kedagi solvaksid seejuures. Kaasa arvatud ennast. Et mitte muutuda klouniks, et mitte muutuda selliseks jobuks. Ja Marko ütleb, et arlekiin olemine nõuab ka harjutamist. No arlekiinid, kes olid need kuninganarrid? Need olid need, kes, kui ma rääkisin, et me saame läbi huumori lasta nagu perekonnas pinge välja ja rääkida tõsistel teemadel, siis need samad klounid, kes olid kuningakojas, nemad olidki need, kes tegelikult olid väga targad inimesed ja nemad lasid selle pinge õhust välja läbi huumori. Nad viskasid nalja, nad tegid satiiri, nad mõnitasid võib-olla naabriküla kuningat, kes on seal, ütleme, oma inimestele liiga teinud, aga ta tõi selle lauale niimoodi läbi naeru,
et keegi ei saanud seejuures nagu solvuda, et see on nagu eriti peen kunst. Ma ütlen, et seda me õpime kogu elu. Hea huumor on ja see tasub ennast mitmekordselt ära. Aga ma läheksin edasi nende punktidega veel, et mida naised hindavad mehes. Ja ma hästi palju rääkisin sellest oma esimesel meeste kursusel parim armastaja on tähelepanelikkus. Ja tähelepanelikkuse all ma pean silmas, et sa märkad naist. Mul on kirjutatud isegi huvitav artikkel selle kohta, kes soovib lugeda, et tähelepanu on erutav naisele. Ja mismoodi see on erutav? Tähelepanu, kui sa suhtled naisega ja sa märkad detaile, näiteks sa märkad tema reaktsiooni millelegi, mida sa ütled, on ju. Räägib midagi seal, mainid ta ema ära, siis ta mingi vajub norgu. Sa märkad seda ja küsid, mis on, mis juhtus? Kas sa oled emaga tülis? On ju? See oli lihtne küsimus ja ta ongi emaga tülis, saad aru? Sa juba märkad nii olulist asja tema juures. Ta mõtleb, vau, sa oled nii tähelepanelik mees, appikene. Et märka tuju muutusi, märka soengu muutusi, märka, kui ta on endale meiki teinud ja ütle seda. Näed, sa oled silmad ära värvinud, on ju? Sest et tema jaoks on oluline, et sa märkad neid asju. Te teate, kui palju naised näevad vaeva enda meikimise, enda välimusega. Issand jumal, nad on kunstnikud. Nad lähevad hommikul peegli ette, võtavad oma molberti lahti, on ju, ja hakkavad maalima oma nägu. See on nagu kunstiteos iga päev. Ütle ette, kui sa iga päev pead ühe kuradi maali maalima omale näkku. Ja peegelpildis ka veel, nii et sa ei saa aru, kumba silma sa parasjagu värvid. Ja vahepeal teevad nad seda autopeeglist, väikesest autopeeglist ja samal ajal autoroolis olles veel. No Jesus, täiesti uskumatu skill on see enese värvimine. Ja nüüd, kui sina märkad seda ja tunnustad seda, see teeb sinust tähelepaneliku mehe ja see tunnustus tema jaoks on oluline. Isegi kui sinu jaoks võib-olla ei ole oluline, kas ta värvib oma silmi või ei värvi, mul savi ei ole, mul on jumalast ükskõik, ma ikka armastan sind. No, minu pärast sa ei pea üldse ennast värvima, aga temal on see oluline, saad aru. Tema tahab ennast värvida, ta tahab ilus välja näha. Ja kui sa märkad seda ja tunnustad seda, siis tema jaoks on see nagu suur pai. Sest vaata, kuidas sulle meeldib, kui naine sind kiidab. On ju hea tunne? Olete vaatanud seda Leiutajate küla Lotte multikat, kus oli see jänes, kes tahtis tunnustust saada. Kuidas ta ütles oma naisele, no kiida mind! On ju? See on see sama, et me tihtipeale teeme asju, et noh, nüüd sa võid mind kiita, palun kiida mind. Ja Einve ütleb, et õiged komplimendid. Just, mis on erinevus lihtsalt komplimendil ja õigel komplimendil? On ju? Me rääkisime pikalt sellest ühel webinaril parim armastaja kursusel. Et noh, see kompliment, kui sa ütled, oi, sa oled nii ilus, selle väärtus on 0. See ei maksa mitte midagi. Mis kuradi ilus? Millest sa räägid, on ju? Aga nüüd, kui sa ütled, vau, kuidas su kõrvarõngad sobivad su saabastega, täpselt toonis. Bingo, nüüd sa said pihta. Ta oli selle teinud meelega ja sa märkasid seda, on ju? Meil oli isegi mees parim armastaja kursusel, esimesel koolitusel, kes ütles, et ta ostis oma töötajale auto, ühele naisterahvale, sekretärile vist. Ja ostis selle auto, selle naise saabaste ja kotti värvi. Tal oli kandis siniseid saapaid ja sinist kotti ja ülemus ostis talle sinise auto selle järgi. Saad aru? Võt see on tähelepanu. See jääb naisele elu lõpuni meelde, siuke ülemus. Saate aru? Märka neid väikseid detaile, sest mis on, Marko kirjutab jälle pika kirja, ma varsti lähen sinna, aga ma lõpetan selle mõtte ära. Mis on mehe ja naise maailma erinevus? Hästi oluline erinevus. Teate, mis see on?
mees on visionäär, on ju, kui me alguses rääkisime, et sul peab olema enesekindlus ja siht, on ju, su siht on kusagil kaugel, majakas, on ju. Nii, me läheme, ma ei tea, me kolime järgmine suvi Hispaaniasse, on ju, ostame sinna villa. Sul on visioon. Naine elab praeguses hetkes rohkem. Temal on need, et meil on kodu on koristatud, et mul on nii nägu on ilus peas, on ju. Täna õhtul me teeme õhtusöögiks, teeme pikk poissi ja praekartulit, on ju. Tema elab rohkem hetkes. Ja hetkes on need pisiasjad ja pisiasjad loevad. Nüüd sina, kui sa oled visionäär, on ju, sa mõtled kogu aeg kaugele, sa ei märka seda, mis toimub sul nina all. Naine on rohkem kohal selles reaalsuses praegu kui sina. Tule sellesse reaalsusesse rohkem kohale. Märka neid asju. Kui sa räägid seal oma sellest Hispaania villast õhtusöögi ajal, siis ütle, kurat, et sa selle pikk poisi tegid. Sa teed täpselt nagu minu vanaema tegi, et see on ikka väga hea retsept. Kiida teda sellel samal hetkel. Tule sellesse praegusesse hetke, märka neid pisi asju. Ja sa oled nii ägeda lina meile ostnud siia köögilaua peale. See sobib meie kardinatega. Saad aru? Tähelepanelik, ole tähelepanelik. See teeb sinust väärt mehe. Pisi asjad. Sul on visioon, aga sa ei pea kogu aeg oma Hispaania villast jahuma. On ju? Sest et unistustega on ka nii. Sa paned kaardi peale täpi paika, kirjutad unistuse lahti, paned vihiku vahele, paned raamatu vahele riiulisse, kõik, lased lahti. Lased universumil sinu unistust teostada. Ja nüüd hakka elama praeguses hetkes ja hakka märkama neid pisi asju enda ümber. Ole hetkes, ole kohal. Olete nõus minuga? Tee nii. Yes. Väga hea. Siin on veel umbes 2/3 mehi, kellel on vanakooli arvuti vist, millel ei ole kaamerat külge ehitatud. Aga kui kellelgi siiski on, siis lülitage oma kaamera sisse, tore oleks teie pöidlaid ka näha. Yes, tere Priit! No näed, näo järgi on kohe lihtsam ära teha. Tšau, Marko! Tere! Jaa. Ma tahaks ka natuke rääkida. Nagu sa mäletad, siis mulle meeldis ka hirmsasti vahele rääkida kogu aeg seal parim armastaja. No tee lühidalt, sest et meil on veel... Ma räägin lühidalt, et kes ei ole sellel kursusel käinud, mina võtsin sellest kursusest osa ja tegelikult see aitas väga palju. Ja kui ma sain eelmine aasta Tantra festivalil, sain oma kallimaga kokku, kellega me oleme siiamaani koos. Yes. Ja siis, kui ta kuulis, et ma käisin seal kursusel, siis ta ütles, kuule, see on väga hea kursus, sa kindlasti õppisid sealt palju. Me peaks hakkama, aitäh Priit, me peaks hakkama neid badge andma, siukseid õmbled omale pusa külge, siukse parim armastaja märgi, siis naised kaugelt näevad, see mees ajavad sind taga festivali alal. Ja siis on veel 3 märki, nagu siuksed medalid. Kursus 1, kursus 2, kursus 3. Ja nüüd jõuabki aeg kätte teise kursuse juurde. Mehed, 1. septembril me läheme laivi. Puhta naudingu meister. Ma õpetan seal 6+1 erinevat orgasmi, mida saad naistele pakkuda. Enamus orgasmi on sellised, et sa ei pea tal isegi riideid seljast ära võtma. Sa võid ta juba trippima viia lihtsalt teatud tehnikatega, mida ma seal õpetan. See puhta naudingu meister on siis sellest 3 sarjast see keskmine kursus. Selle hind on 228 €. Aga ma pakun seda praegu kuni 21. augustini hinnaga, poole hinnaga, 114 €. 114 € eest me teeme siis 3 nädalat. Käime läbi kursust, kus ma saadan sulle üle päeviti nädala sees, 3 korda nädalas saadan sulle massaaže, materjale, loenguid, videoloenguid, kus ma räägin kaamerasse kogu selle info sisse ja seal on erinevaid nippe ja tehnikaid, mida sa õpid samal ajal. Siis iga nädalavahetus me teeme samasuguse Zoom meetingu, mis on pikem, kus sa saad rohkem rääkida, kus me räägime sinu probleemidest, kus me
lähme nagu süviti nende teemadega, millest me täna ainult puudutame niimoodi, kraabime ainult seda pealispinda. Ja kõigile teile, kes täna osalevad siin sellel koolitusel, ma teen veel eraldi boonuse, et kui te tahate selle kursusega liituda, ma panen selle kursuse lingi siia chatti ja sooduskoodi tegin kuni tänase päeva lõpuni. Saad sina selle kursuse 99 euroga. See on nagu parim hind ever, mis ma saan pakkuda. Alla selle me rohkem ei lähe, sest et minu turunduse see assistent tuleb mulle kallale varsti. Et ta ütleb niigi, et ma olen selle nii kuradi odavaks juba teinud. Sest mu tegelik nii-öelda suund on selles, et ma lähen sellega maailma vallutama ja kõik need 3 taset on ka inglise keeles. No 3. ei ole veel valmis, aga esimene ja teine tase on inglise keeles ja minu põhisiht on ikkagi võtta nii-öelda maailmaturg nende toodetega, aga ma tahan neid koos läbi käia just Eesti meestega, et sealt ma saan kõige paremat tagasisidet ja mul on huvitav teiega neid asju koos läbi teha ja saada sinu arvamust ja näha, kuidas sa muutud. Ma näen neid mehi, kui nad tulevad seal peale seda kursust, tulevad kuskil tantrafestivalis, no siuksed musklid, raisk naised on niimoodi, et võtta millist tahad ja meil oli üks tüüp, kes siin tegi selle parim armastaja esimese kursuse läbi, üks DJ, ma ei hakka nimesid nimetama. Ta võttis selle festivali kõige hotima tšiki võttis maha ja siis nad olid telgis niimoodi, terve telklag oli kajas, kui nad seal seksisid ja non-stop. Meil oli terve festival oli niimoodi, et meil oli telkimisala käis ainult mingisugune siuksed kõvad hääled, ütleme nii. Mul siin lapsed kuulevad teises toas, ma ei hakka. No saate aru küll, millest ta jutt räägib. Ja siis ta vahepeal tuleb sealt välja, sealt telgist ütleb, Igor, kuule, see, mida sa seal õpetasid, see toimib. See on nagu täiega raju. Nii et võimsad kogemused. Tänase päeva lõpuni ma kutsun teid osalema super hea hinnaga siis puhta naudingu meistri koolitusel. Ja nagu ma lubasin, 5 minuti pärast kõik teie, kes te siin olete, teie vahel ma loosin välja ka ühe tasuta osaluse sellel kursusel. Üks mees saab selle kursuse tasuta. Kõik, kes te tahate sellest kursusest osa saada, saatke oma meil praegu, kirjutage chatti oma meili aadress ja ma valin siit välja ühe mehe, kes tuleb puhta naudingu meisterklassi koolitusele minuga. For free, minu kulul. Pange oma meilid siia. Ja tuleb. Mul on Fortuna ka siin. Ma luban, et ma ise ei vali. Bella tuleb ja valib meil. Tuleb meile Bella Fortunaks 5 minuti pärast. Yes. Nii, et kirjutage kõik oma meili aadressid siia ja vaadake chatis siis seda kursust ennast ka. Et see kursus, me loome seda koos. Nagu ma ütlesin, mu põhisuund on Ameerika turg ja Inglismaa ja Euroopa, aga eestlastega koos me teeme selle eriti vingeks. Kui sina osaled seal, siis ma küsin su käest vahepeal, kuidas sulle meeldis, kuidas see oli, kas tahad rohkem infot ja kõik veebinarid, me läheme hästi süvitsi sinuga, sinu probleemidega, et ma saan aru, mis on sinu vajadused ja saan sulle pakkuda maksimaalselt head tulemust. Ja läbi selle kasvab see minu toode ka selliseks, et ma võin julgelt selle põrutada Austraaliasse või Ameerikasse ja inimesed on lihtsalt pahviks löödud, sest et see materjal on võimas. Ma olen 20 erineva tantraõpetajaga teinud tööd. Ma olen elanud kuskil Aasias ja reisinud ja õppinud Venemaa mingitelt nõidadelt ja Eesti nõidadelt ja USA-s käinud ja kogunud seda materjali niimoodi, et mul ajab see juba üle ääre. Ja siis ma panen selle
niimoodi kompressin selle kõik kokku selliseks võimsaks tooteks, et sa saad selle kuu ajaga, sa saad sellise materjali, mida ma olen aastaid kokku kogunud üle maailma. Et see on võimas asi. Nii vaatame vahepeal, Timmo on kirjutanud, tere Igor ja teised mehed ja naised ka. Mina osalesin 23 aasta tantrifestivalil, 23. aasta tantrifestivalil ja ootasin seda kursust. Minu elu ja minu partneri elu on peale festivali muutunud, nagu pöördeliselt. Tänan sind, Igor, ja ma jätkan suurima rõõmuga ja naudinguga sinuga koostööd. Aitäh, Timmo! Aitäh, mehed! Saate aru, see mul on nii oluline ka seda kuulda, et mine istu palun ühes koos maad ja sööd. Nii, Brit, pane mute'i peale, palun. Lülita palun mikrofon välja, muidu me saame teada, mis te seal kodus teete. Et ka need tagasisidemed on olulised minu jaoks, siis ma saan aru, et ma ei tee tühja tööd. Ma muidu istun oma Saaremaal majas, lülitan ennast offline'i ja mediteerin ainult. Aga ma tulen tagasi, tulen rahva sekka ja jagan seda, mis mul on pakkuda teile. Ma olen seda valmis kõike jagama heast südamest ja loomulikult mitte päris tasuta, aga ütleme ausalt, 99 € eest sa saad praegu sellise kursuse, mille hind ei saa kunagi enam olema nii odav ja see teadmiste pagas, mis sa sealt saad, on kordades suurem. Et see on minu panus meie ühiskonda, sest et lõppkokkuvõttes teate, kes sellest võidavad kõige rohkem? No sina ka loomulikult, aga tegelikult need samad naised, kes saavad sellist kvaliteetset puudutust, kvaliteetset kohalolu, kvaliteetselt mehelt, kellega on nagu mõnus olla, see vastupandamatu mees. Sina oledki vastupandamatu mees, sest naised tahavad sinuga koos olla, kui sul on need teadmised, kui sinus on see enesekindlus, kui sul on otsustusvõime, kui sul on hea huumorimeel, kui sul on paindlikkust. Ja seal on veel, millest me ei jõudnud täna rääkida, tähelepanelikkusest rääkisime. Salapära, ülioluline asi, et sa ei ole nagu avatud raamat, ja näe, ma olen selline, palun, loe mind otsast lõpuni. Naistel hakkab igav siukse mehega, sa pead olema ka huvitav, sa ei näita kõike välja, mida sa mõtled, või kus sa käid või mida sa teed. See salapära peab jääma. Sa pead oskama jagada lähedust. Sinust peab olema ausus, sa pead olema nii siiras mees, et sa räägid oma tunnetest. Tead, mis ma praegu kallist tunnen? Ma tunnen, et ma tahaks panna praegu teist naist nagu täiega. Ma võtaks teda niimoodi, et ja räägidki talle niimoodi. Räägid nagu ausalt välja, mis sinu seest toimub. Saad aru, kui võimas see on? Sinu ehedus. See ongi see, et sa oled enesekindel, sa tead, et sa oled vastupandamatu, sa tead, et ta ei jookse su juurest ära ja sa võidki rääkida, mis sinu seest toimub ja sa oledki aus oma tunnetest tema vastu. Vot see on võimas. Mihkel, mul meeldib sinu särk, mis sul seljas on. See on täpselt see parim armastaja see logo või see. Mul on YouTube'is on kanal, see Meesteka kanal, siis seal on ka siuke superhero bluusiga mees on kaane peal. Leidke mu kanal YouTube'ist üles, kirjuta Meestekas sisse või parim armastaja. Seal on mingi 40 erinevat videot vist, kus ma räägin nendest asjadest. Seal on mitu veebinari nagu see on niimoodi salvestatud ja kõike saad järel kuulata ja need erinevad teemad on sees. Liitu selle YouTube'i kanaliga parim armastaja. Nii, aga kas kõik on nüüd oma meilid siia pannud? Meil on jäänud 4 minutit lõpuni. Siin on veel mitu küsimust ja kohe me teeme väikese loosi ja saame teada, kes saab kingituseks tänaselt webinarilt puhta naudingu meisterklassi kursuse, mis algab 1. septembril. Aga mehed, ma ootan kõiki teid sinna. Tulge ja võtke sellest osa. See on kordumatu. See kursus jääb üles, seda saab teha ka aasta pärast, aga kõige vingem on teha seda koos, üheskoos, esimesel korral, kus me kõik oleme selles webinaris, kõik räägime
suhtleme oma vahel. See kambavaim, mis seal tekib, on nagu ülivõimas. Bella kallis, palun tule meile appi. Aga neil ei ole numbreid ees, mul on raske öelda. Ma pean siit kerima ja sa ütled kuskil stopp, sest et siin on nii palju meiliaadressi. Nii, valmis olla. Nii. Karmo, Pajo. Karmo, kus sa oled? Ahoi, Karmo oli esimesena täna liinil ja võitiski, ütle paar sõna, Karmo, võitiski meie kursuse. No mis ma oskan öelda, sõnalt olen. Aitäh. Kusjuures ma tegelikult täitsa mõttes manifesteerisin seda. No näe. Täiesti. Paistab, et siin on tegijad mehed koos, oskavad manifesteerida küll. Näete, mehed? Ja te kõik, ma ütlen, peale 21. augusti see kursus maksab 224 eurot. Ei, 228. Täna sinu jaoks on see kursus 99 eurot. Noh, ma ei tea, paremat pakkumist ma ei oska praegu teha. Parem pakkumine on ainult Karmol praegu, aga Karmo tegi selleks ka head manifesteerimise tööd. Nii et mina ootan sind. Tule minuga sellele rännakule. Teeme koos ühe võimsa hüppe. See on hüpe. See on hüpe sinu arengus. Saad aru, mees? See on selline võimalus. Ma olen otsinud, ma olen teinud turu-uuringut ja otsinud neid erinevaid kursuseid maailma pealt ja mitte keegi ei tee seda sellisel kujul, nagu mina teen. Ja tulemused on võimsad. Mehed teevad transformatsiooni ja nende naised teevad transformatsiooni. Ma saan naistelt saan kirju, et kuule Igor, et mu mees käis sinu koolituse läbi, ma ei tea, kes sa selline oled, aga ma aitäh sulle, sa oled mu mehega siukse ime teinud, et meil on nagu hoopis teine suhe. Noh, yes, bingo, seda ongi vaja. Ja see on kõigile teile kätte saada, nii et kasutage seda võimalust. Nüüd lõpetuseks ma vaatan veel, kas siin chatis on mõni küsimus. Kui sul on küsimus, pane see siia kirja. Enver ütleb, et kui selle tagajärjel lapsi juurde võidab ka maksuamet, nii et tervitused minu poolt maksuametile. Ja Mihkel ütleb, et ma ütleks, et kokkuvõttes võidavad lapsed ka, sest nemad näevad ja võtavad kaasa oma ellu peremudeli hea näite. Täpselt see sama, eks ole. Ja ma olen ka meestele öelnud, kes minuga parim armastajad tegi, kellel see kursus oli alles ja kellel olid juba suured pojad, ma ütlesin, nüüd anna pojale kätte ja las loeb läbi, las vaatab, las õpib ennast. Et siin mitu generatsiooni saavad sellest abi, saate aru. Kõige tähtsam, kui meie poisid 15-16 aastased saavad sellele infole pihta ja hakkavad õigesti oma seksuaalelu arendama. See on nagu kosmos, kuhu nemad jõuavad 10 aasta pärast. Ma ei kujuta ettegi. Vot see saab olema võimas. Et see teine tase ongi tehtud nüüd niimoodi, et see sobib hästi ka noortele. Et ma räägin selle asju puust ja punaseks ja teen seda ka hästi nagu lihtsasti seeditavaks, et ka neile oleks see huvitav ja arusaadav, et kuidas naisele läheneda. Sest et tihtipeale meil ei ole keegi seda õpetanud. Naine on meie jaoks nagu mingisugune selline paljude jaoks tundmatu olend. Ja Peeter ütleb, et lähen, ütlen oma kaaslasele, et tahan räigelt teist naist äkki panna. Kui ellu jään, siis arvatavasti ühinen. No võt, et ka selliseid asju tuleb oma kaaslasega arutada ja see teebki sinust nagu sellise uskumatult huvitava inimese. Keegi teine ei julgeks talle sellist asju öelda, aga sina lähed ja räägid oma tunnetest ja see ei tähenda, et sa lähed ja panedki teisi naisi, vaid sa saad selle välja rääkida ja sul hakkab endal juba kergem. Te arutate seda ja järgmine hetk on nii, et kuule, ei olegi enam, läks üle, väga hästi, on ju. Vot selline oli meie tänane pühapa hommik. Nagu ma ütlesin, ma ei taha kauem teie aega kinni hoida. Paljudel pannkoogid juba kõrbevad panni peal. Teid oodatakse hommikulauda.
või lähed kusagile kohvikusse või lähed jalutama, teed kuskil ühe latte ja keegi läheb rattaga sõitma. Edu sulle, Enver, kanna kiivrit. Tervitused sulle, Paul, sinna Pärnusse. Einve, Timo, Raivo, Stev, Ergo. Tervitused Peipsi äärde, Marko, Priit. Aitäh teile, mehed, te olete vägevad mehed. Karmo, sulle ma saadan täpsema info meili peale. Ülejäänud meestele ma panen ka lingi, aga ma usun, et te leidsite selle chatis üles. Tulge mu kursusele ja ootan teid 1. septembril koolipingis. See saab olema teistsugune kool. Jaa, nii et olge terved, olge mõnusad ja armastan teid kõiki. Kohtumiseni. Tšau.